See on kõige veidram arvuti probleem, mida ma olen üldse kunagi näinud. Ja kui ma panen selle sülearvuti käima ja peatan puutimise, siis ta näitab terve igavik musta ekraani. See on olnud probleem selle sülearvutiga nii mõnda aega. Aga ma lasen sülearvutil lihtsalt puutida. Võtame lauaga välja ja lasen operatsioonsüsteemil käivituda. Ning kui meil veab, siis operatsioonsüsteem võtab kontrolli üle ja me oleme töölaual. Aga lahendus sellele probleemile on veel veidram kui see probleem ise. Nii et mis on siis see lahendus, mis aitab sulle arvutil näidata videot alglaadimisrežiimis, enne kui operatsioonsüsteem võtab kontrolli üle ja näitab otse videoadapteri kaudu pilti. Lahendus on väga lihtne, me lihtsalt tõmbame sülearvuti natuke kinni poole, kes on umbes ütleme 85 kraadise nurga all. Ja kui me nüüd peatame puutimise, siis me näeme, et ekraan lülitub sisse ja me näeme pilti, nii et lähme BIOS setupisse ja me näeme stuffi. See on selle laptopi BIOS ja saame sellele ligi. Ja pärast seda, kui ekraan on initsialiseeritud, me saame seda kõik millise nurga all hoida ilma, et ta ühendust kaotaks. Nii et miks see probleem ilmneb, ma ei oska täpselt öelda. Võib-olla on see seotud sellega, et mingisugune protokoll, mis kontrollib, kas sülearvuti ekraan on ühendatud BIOS režiimis. Selle ühendus on kuidagi lahtine või nagu ühendus ei ole väga hea ja ekraani kallutamine ettepoole aitab täpselt sama probleem, aga iga kord, kui me oleme teravnurga all, siis ekraan initsialiseerub õigesti, nagu iga kord, täpselt sama asi. Nagu näete, me oleme startup menüüs ja me saame stuffi teha, nii et puudime mälupulgalt mingi opsüsteemi. Valime enda mälupulga. Me saame mingi opsüsteemi käivitada. Käivitame, ma ei tea, MX Linuxi. Ja me lihtsalt tahame seda puutida. Ning me oleme MX Linuxi töölaual.